siis? Me stardime Riia lennujaama. Et sealt edasi siis lennata Santorinile. Väljas on 29 kraadi. Meile tuli transferi järgi. Jah, nimega ja puha. Jaa, äge. Tere tulemast Santorinile. Meil on nüüd niimoodi, et meil on võetud 2 tuba. Täna oleme ühes toas ja siis ülejäänud nädalaks kolime teise tuppa. Lihtsalt kuna see tuba, kuhu me siis homme läheme, ei olnud täna saadaval. Ehk siis me pidime kombineerima, et siin hotellis oma nädal ära saada olla. Aga minu arust ei ole sellel tool ka mitte midagi viga, et tulge vaadake. See on meie rõdu, kus on bassein ja siis selline väga-väga imeline vaade. Tuva ka täis muidu. Suur king size bed, telekas, külmkapp, mullivann. Ma arvan, et see tuleb kära käia. Ma unustasin ära, mis selle nimi on. Moussaka. Kohalik värk pidi olema. Mina võtsin tomatile mingit krokelit. Nii, nüüd me saime siis oma selle päris toa kätte. Selle toa nimi on Sultanina. Kas te soovite, Kristin, midagi öelda? Ma sooviks ühte kokteili siia kätte niimoodi. Mingi maasika, margarita või midagi sükest. Teeb massaaži ka või? Jaa, igale tervele kehale vaata. Nüüd seame sammud. Ma ei oskagi öelda, kas linna poole või me lihtsalt lähme siit kuskile matkama, seiklema. Hello! Nüüd me lähme jälle jalutama ja otsime endale õhtusöögikoha ja käime apteegis, et päiksekreemi osta, sellepärast et
homme meid ootab ees üks tervepäevane tripp ja ma olen nii ära põlenud, et ma pean päiksekreemi täiega endale panema. Seega let's go! Agrotiiri keskuses oleme. Me oleme jõudnud nüüd jälle õhtusöögile restorani. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Ühesõnaga ma tellisin spagetti boloneeset ja Matis tellis, kas oli kalamari äkki või? Nende keeles, või siis mingid kalmaarirõngad äkki või? Vulkaani juurde. Selle jaoks, et saada vulkaani vaatama, peame paadist paadisi ronima. No kuidas tunded on? Võimas. Siuke tunne nagu oleks kuskil arvutimängus. On cool. Käisime kuumaveeallikates ja seal oli, no mitte väga kuum, aga päris mõnus oli ikkagi. Sest see merevesi on mingisugune 24 äkki või? Ja siis see kuumaveeallikates oli umbes 30 lähedale, ma ütleks. Ma arvan, 30-35 sinna vahel. 30-35. Nii et mõnus. Me oleme jõudnud Hirasja saarele ja nüüd vaatame, kuidas me ennast üles saame. Ma ei tea, kas me üles jõuame. Ma tahtsin öelda, ma ei tea, palju siit kaamerast aru saab, aga tegelikult on päris järsk. Rasedatele, tulge kõndige siit üles lihtsalt. Oh my god. Mul pole nii raske kunagi olnud. Natukene on veel minna. Kindlasti kõige parema vaatega restoran, kus ma söönud olen. Non, mais en même temps, ça va nous donner plus de temps pour revoir Oyak. Kas me tõesti tulime siit üles või? Täitsa hullud ju. Me oleme jõudnud Oia linna. Ja mis plaanid on? Kõik väga hea. Lähme päikseloojangut vaatama.
Vaata, kui ilusad need köögirätikud siin on. Nii, saime oma rendiauto kätte. Ja nüüd vaatame, võtame plaani ette. Alguses mõtlesime minna ühtepidi, et lähme käime kõik rannad läbi ja siis lähme linna, aga meile soovitati, et minna hommikusel päevasel ajal linna pigem, sest siis on vähem rahvast. Ja siis vaatame, kui palju me ära jõuame. No nii, ma pean ütlema, et see Oia linn, tegelikult nad hääldavad seda kuidagi teistmoodi, aga ma ei ole veel aru saanud, kuidas, on tõeliselt imeline, et siit taustalt on näha ka, et kogu see küla on ehitatud selle mäe otsa siia ja on küllaltki järsked tänavad, on ka siukesed üles-alla minekud ja see vaade on igalt poolt mega ilus nagu, et üldiselt kogu see külg, kaasa arvatud ka see külg, kus meie hotell on siis Santorini nii-öelda see kallis külg, sellepärast, et siin on vaade vulkaanile, vulkaan asub seal praegu siit vaadates. Aga mis selle Oia veel eriliseks teeb, on see, et päike loojubki täpselt niimoodi, et kõik, kes siin Oia linnas selle külje peal on, näevad ilusti seda päikseloojangut ja see on väga ilus siin, et eile me seda vaatasime. Kes ei ole Santorinis veel käinud, meie kindlasti soovitame, et ja ei ole kõige odavam koht võib-olla kui tulla, aga nagu meil siis, kui teilgi on äkki mesinädalad või mingi tähtsam sündmus, ma ei tea, äkki mingi õbepulm või tähistada 10 aastat abielu, siis igal juhul ma soovitan, et see on täiesti ilus koht, kuhu tulla sellise sündmuse puhul. Oleme rannas ja mõtleme, mida süüa ja juua. Ja ma ei suuda otsustada, kas ma võtan burgerit või burgerit. No, kuda oli? Mõnus, isegi minusugune külmavarastik tuleb mõnus. Sandwichi ja Coca-Cola. See on meie rendiauto. Red Beach. Ja mis see on nagu? Miks ta Red Beach on?
ma arvan, et selle Kivimi jutust, et kivi on punane. Me oleme päikseloojangul ja siin on suht palju rahvast jälle. Aga päike kukub hästi praegu. Kalmaar, mul on küpsetatud kalmaar. Väga äge, tahaks süüa seda juba. Tere hommikust! Tere hommikust! Ma arvan, et kraad tegelikult on mingi 21, 22. Aga kuna kõik ülejäänud päevad on mingisugune 27 olnud, 28, 30, siis tundub täna eriti külm. Mäe otsas on päris tuuline. Ma ei tea, kas näha on, aga umbes 45 kilomeetrit tunnis pidi tuul praegu olema. Sain täna jälle siukse õhtusöögi, mida ma väga tahtsin. Õhtu siin Santorinil. Lähme sööma. Me tulime väga heal ajal sööma, täpselt päikseloojangule. Ma tellisin endale täna salati, selle restorani oma siis salat. Ja ma ei arvanud, et see nii suur on. Me tellisime alkoholivabad kokteilid. Üks on mojito masikatega ja teine on mingisugune granatuunaga värk, täpselt. Seal on mingi limonaad ja granatuun, ehk siis paistab, mis sealt tuleb. Kokteilid, alkovabad. No. Cheers! Mina läksin ikka pasta peale ja Matis võttis midagi põnevat jälle. Siipass, ma jälle ei tea eesti keeles, mis selle ka nimi on. Mõnna mõnus värskendus. Me lähme nüüd lennujaama, et lennata Riiga. Bye Santorini! Head aega ja... Meil on viimased 7 kilomeetrit jäänud sõita, siis jõuame koju. Näeme oma kallist Miiat, keda me ei ole 8 päeva näinud. Ja Daimondit, keda me ei ole 8 päeva näinud. Ciao!
et see crazy. Lähme tule siia siis. Kes hakkub? Mütsu, jah. Ciao!